Jah, see on tõesti mälestusväärne päev. Kõigepealt, kui kuulutati välja putš, siis ma sain sellest teada, tähendab varahommikul kella 6 paiku ja mind hoiatati, et mind võidakse arreteerida. Aga ma ütlesin vastupidi, et ma lähen kohe oma töökohale ja kutsun siis nõukogu kokku ja me võtame vastava otsuse vastu, et me ei allu putši nõudmistele, mida me ka tegime. Ja teatavasti saabus Eesti territooriumile putši käigus veel täiendavad jõud, olgugi et Eesti territooriumil olid väga tugevad Nõukogude armee üksused. Ja sellele kõigele vaatamata siis ja sellele ohule, et jätkuvalt võidakse meid arreteerida, teatavasti ka spetsiaalsed üksused, kes viiksid arreteerimise läbi, oli saadetud Eestisse üle 100 mehe. Ja me võtsime siiski 20. augustil õhtupoolikul otsuse vastu ja teadmisega, et Moskvas on alanud relvastatud vastasseis lausa ja eelkõige Jeltsini juhtimisel. Mul oli ka Moskvaga side selles küsimuses. Ja me kuulutasime Eesti taas iseseisvaks. Kui putš kukkus teatavasti läbi ja ma leidsin, et on vaja kiiresti taastada ka juriidiliselt Eesti õigused. Ja ma sõitsin kohe Moskvasse teisel päeval juba ja palusin kõigepealt kohtumist Jeltsiniga, Venemaa presidendiga. Ta oli sellel hetkel 3 noormehe matuse rongkäigus. Kui ta tuli sellest matuse rongkäigust ära ja võttis mind oma kabinetis vastu selles purustatud hoone tingimustes, milles Vene Föderatsiooni siis parlament oli. Ja kohtusin temaga, esitasin talle palve ja ta oli kohe sellega nõus, toetas täielikult Eesti iseseisvuse taastamist ja et Venemaa kinnitab seda. Ja samal ajal kohe peale selle kohtumise ma nõudsin kohtumist tolleaegse KGB ülema juurde. Tolleaegne KGB ülem võttis mind vastu kuskil 11:30 õhtul. Tuli auto järge ja viis siis sellesse vanasse KGB peamajja. Ja meil toimus umbes 1,5-tunnine jutuajamine, kus ma nõudsin, et antaks üle kõik toimikud, mis on seotud KGB-ga Eestis. Ja relvad ja luureseadmed. Ta ütles, et relvad ja luureseadmed antakse kohe üle, aga toimikut ei anta siiski. Ma siis pärisin, miks ja kuidas. Ja ta ütles, et teil on küllalt palju, kõigepealt te olete väike rahvas ja teil on küllalt palju KGB-ga koostööd teinud inimesi. Ja väike rahvana te võib-olla tekivad sisemised vastuolud, see ei ole reaalne sellisel puhul. Mul tuli sellega loomulikult nõustada ja teatud dokumendid muidugi anti üle, aga mitte kõike võimalikest toimikutest, kellega oli koostööd olnud. Nii et niisugused olid esimesed päevad ja peale selle ma siis jätkasin Moskvas olevate siis teiste ja eelkõige suurriikide saatkondades kohtumisi. Kõik võtsid kuskil peale helistamist 1–1,5 jooksul mind vastu ja 2 päeva ma siis käisin niimoodi ühest saatkonnast teise paludes nende toetust Eesti taas iseseisvumise siis kohta Eesti taas iseseisva riigina. Ja seda ka kinnitati ja sõites Tallinna juba 1 ja ka paari päeva pärast hakkasid saabuma delegatsioonid ja 2–3 kuu pärast oli üle 70 riigi tunnustanud Eesti
iseseisvust, taas iseseisvumist. Nii et need olid väga mälestusväärsed päevad.